mulinad. Podcast, mulinad. Podcast, mulinad. Good morning! Ja või peaks minul. ütlema tere lõunat. Kell on Tere, 12 ja te kuulate Mulinad podcasti. Good morning, sunshine. Jah, oleme jälle Good tagasi. morning. Ma tahtsin lihtsalt alustuseks siin vahemärksõna öelda, et ma kuulasin ühte teist podcasti, Eesti podcasti ja siis seal üks podcasti, kes ühesõnaga, seal üks ütles siis. Lihtsalt ütle, mis podcasti sa kuulasid. Ja mis ta siis ütles? Ei, no seda ma ei ütle, ma ei hakka neid praegu expose ima. Aga ühesõnaga ta ütles siis, et ta soovitab, ma ei tea, mingit rahareedet ja ta soovitab veel mingit teist podcastist. Ta ütles, et ma ei saa enda podcasti nagu soovitada, see, mida ta parajasti siis tegid, sest ta pole nagu, ta ei kuula vaata neid. Aga mina võin küll öelda, mina kuulan igat meie Mulinad podcasti osa, kui see välja tuleb. Ja mina soovitan teile kõigile Mulinad podcasti, sest iga kord ikkagi jälle naeran, kuigi ma olen selle ühe korra juba läbi teinud, aga ma alati kuulan jälle neid osasid. Nii et ma võin soovitada. Kui ma kokku lõikan, siis ma kuulan nii palju. Mõnikord ma naeran, kui ma kokku lõikan mingite kohtade peal. Aga niimoodi algusest lõpuni ma olen vist kuulanud päriselt ainult 2 osa. Nojah, eks ta ongi tegelikult see, vaata, et me ju räägime need kõik asjad nagu läbi, on ju. Aga ma olen kuidagi nagu sattunud ikka, et ma kuulan jälle ja lihtsalt kuidagi sattu, näed. Ja seal eelmine aasta, kui me käisime FMMB-l, siis meie juurde tulid inimesed, on ju? Ja see aasta, kui me käisime FMMB-l, siis meie juurde tuli ka üks, kuidas läheb teie Mulinad podcastiga? Jaa. No vot. Näed, nii et oleme kuulsad küll. Aga kuulsuste osa oli meil eelmine kord. Nii et sellest kuulsusest seekord ei räägi. Vaid räägime hoopis sellest, mis kaasneb koos sellega. Fake Friendsid. Fake Friends. Aha. Kõik on näinud seda Friends-sarja ja meil siin on vastupidine sellele. Ei ole keegi sõber või tähendab nendest nagu lugudes. Ühesõnaga küsisime siis teilt. Mürgiste või mitte mürgiste tegelikult ka sõprussuhete kohta ja siis saatsite meile kirju. Ma ei tea, hakkame kirjadega vihtama. Kuuleme. Oota, äkki meil on enne kokku ka. Jah, meil läheb alati see meelest ära. Väga hea, keegi tuletab meelde vähemalt. Mul ei see nii nina all, vaata, ma istun täna nagu troonil. Cheers! Ketsi tätokat on näha. Väga ilus. Wow, see tunduks nagu ma oleks selle nüüd just teinud. Tegelikult see on mingi 4 või 5 aastat. Päriselt või? Seda ei ole nagu väga palju näha ja ma ei... suvi oli külm, siis ei käinud väga rannas ka, on ju. Muidu rannas ju näeks. Suvel oli pikad käised olid. Jah, peal. Tegelikult oli suht rannas käisin ikka. Minuga koos? Ei. Võt. Ei käinud. Okay. Aga eks siin, no nii. Küll jõuab. Ma teen uue tatoka vahepeal. Ma alustan seekord. Jah, muidugi. Et siis meil tulid teilt kirjad. See mul lihtsalt läheb aega, et see siis... Ma ei ole jälle lugenud ühtegi. Aga kusjuures ma ei ole ka neid, nii et... Ma arvan, et tegelikult seda põnevam isegi on, siis me saame mingi emotsiooni sellest, muidugi jah, see, et ei tea, mis seal kirjades on, et... Aga jah, kuidas teil praegult on? Tunnete oma ümber mürgiseid sõprussuhteid? Või te olete ikkagi suutnud nagu luua mingi tasakaalu? Pigem nagu tasakaal. Ma arvan ka, et on pigem tasakaalus. Mul on pigem kahju, et ma nagu mõtlede sõbrannadega, näiteks Jennifer on ja. Ma ei ole teda nagu väga ammu näinud, alates sellest, kui ta läks vist reisile ja enne seda, aga ma arvan, et novembris nägin teda viimati, on ju. Aga tegelikult me olime nagu... Kellega sa siis peol käisid? Millisel? Ma ei tea, ma olen mitu korda näinud. Ma olen ilmselt käinud Lisette ja Kikuga. Nendega, jah. Jenniferiga ei ole sattunud praegu, et sellest on nagu kahju, et pigem võib-olla kui on nagu kiire elu ja ei klapi enam ja kõik käivad tööl, siis
no temaga järelikult ei ole ka mürgine sõprussuhe, kui sa ikkagi ootad ja tahad temaga kokku saada. Vaata, see on pigem see, et nagu... jah, ei, selles mõttes küll. Jah, just tahtsin öelda, mürgist nagu ei ole. Pigem just. Samas see on nagu mürgine ja sõprus, need on nii vastandlikud sõnad, et kas me saame üldse öelda, et siis on sõprus, kui see on mürgine. Aus point. Ja täpselt, et see ei ole ju mingi sõprus. No, hakkame siis pihta. Aga kuulame. No nii. 2 aastat tagasi suvel, umbes augusti alguses oli mu parim sõbranna minuga trai ja kuri suhtlemisel. Ta ei suhelnud minuga üldse ja siis ma küsisin klassiõelt, et miks ta nii trai ja kuri on minuga. Et kas nagu midagi juhtus või mis toimub. Aga tema klassiõel ei olnud aimugi miks. Üks lõunapaik kirjutab ta mulle, et miks sa mind kurjaks kutsusid? Ja ma olin nagu no way, et ta klassiõde sellest rääkis talle ja siis ma vastasin talle, et sest kui ma olen sinuga viimastel päevadel kirjutanud, siis sinu sõnumid on nii tried ja kurjad. Ja siis me vaidlesime umbes tund aega koos tema klassiõega ja ta ei suhelnud enam minuga ja pärast ta klassiõde kirjutab mulle, et me oleme nüüd parimad sõbrad. Ja mul on täiesti halb tunne ja me ei suhelnud temaga umbes 2 kuud, kuid ühel esmaspäeval läksime poodi, et süüa osta enne rahvatantsu ja läksin pangaautomaati, sealt tuli koos mu rahvatantsu kaaslane ja mu parim sõbranna ja ta küsib minult, kas me võime palun uuesti parimad sõbrad olla? Ma ilgelt vabandan. Ma olin nii speechless. Nagu ei oleks võimalik, et sa tuleb minu juurde lihtsalt pärast 2 kuud ignomist ja siis expectid minul sulle lihtsalt andeks anda, kuna sina olid selles vale ja enne lihtsalt süüdistasid mind, kuid ma rääkisin fakte tegelikkuse kohta. Ja loomulikult ütlesin mina ja et ma võtan ta vabanduse vastu ja nüüd me oleme loomulikult parimad sõbrannad jälle, aga ta pretendib, et see poleks nagu mitte kunagi juhtunud. Oh my god. Mina ei muianud nagu selle loo üle, vaid ma muigasin lihtsalt keelekasutus tütarlaps. Ja see on Gen Z kohe aru saada. Ma arvan, et tütarlaps, aga nagu, et tead, kui palju ma vaeva näen sellega, et lapsed kogu aeg inglise keelt ei tooks niimoodi keele sisse. Ma tean, et ma ise mõned sõnad on ka, aga siin oli väga palju try, see on päris pekkis, vaata, kui kogu maailm ongi telefonis ja siis on see YouTube ja kõik seal on inglise keeles. Aga räägime nüüd loost ka. Kuigi mul ei raske lugu kuulata, sest mul iga kord, kui tuli see try või expect või pretend, mul oli iga selle juures nagu translate. Ja siis ma tahaks öelda, aga eesti keeles, kuidas on? Aga ärme selle kallal praegu võtta. Aga selle kallal ei võta, sa ei ole ainus. Tõsine lugu tema sõbranna ja temaga try ja kuri. Jah. No jah. Ma ei tea. No nad tunduvad mulle siuksed noorekesed. Ja tunduvad jah noored pigem. No ma ei tea, mina oleks võib-olla... Oleme jälle parimad sõbrad. No ega sellises vanuses tegelikult ongi vist sellist asja ju palju, et oleme jälle sõbrad ja ei ole jälle sõbrad. Ja meil oli pidevalt seda nagu koolis, ma ei tea, kui ma olin mingi 4., 5., 6., 7. Sa ütlesid, et sul ei olnud sõpru, et sul oli ainult Keter-Jaani sugulaseks. Ei, nagu mul ei olnud... Ja sa olid printsess ja sa käisid hobusega koolis. Jah, käisin küll. Ei, nagu ma selles mõttes... Kolmene grupp, saan aru. Jah, 3. grupp, täpselt, on ju. Ja seal oli ikka vahepeal nagu, et kellegagi siis oled sõber vahepeal ja kellegagi ei ole sõber, on ju. Et sellist asja nagu tuli päris palju ette, et noh, eks see ongi siuke noorte värk on ja nad veel kohanevad, kujunevad, et lõpuks sul kujunevad ikkagi välja need sõbrad, kellega sa noh, nii-öelda tulevikus, et kes päriselt sobivad sinu appi. Keegi helistab mulle. Ja... kujunevad välja nii-öelda sellised nagu sõbrad, kes päriselt nii-öelda sobivad sulle ja nii-öelda kes on nagu sinu masti on ju, et alguses käibki seda lihtsalt kokku-lahku teevad nagu palju, sama on nagu suhetega ka, noorest peast käib seda suhetega kokku. Aga ei pruugi välja kujuneda ka kõik? Ei pruugi, jah. Muidugi ei pruugi. Kasvame kogu aeg. Meil elud muutuvad. See, et ühel elu muutub, teisel mitte, see juba toob juba selle lõhe sinna sisse, on ju, et meie ootused ja vastutus ja kõik siuksed asjad ju kogu aeg nagu muutuvad. Et ei saagi oodata. Täpselt, et
noh, selles mõttes ma ei tea, kui mul oleks niimoodi dirtilt tehtud, et minuga ei ole dirtilt, vabandust, kui mul oleks niimoodi räpaselt tehtud, siis ma ei oleks nagu seda vabandust ka vastu võtnud, ma arvan. Oota, aga ma ei saanud aru, seal oligi lihtsalt see, et ta ei rääkinud ja ta oli nagu kõik kirjad ja asjad olid nagu kuivad ja ta oli nagu siuke nagu eemal olev, aga tegelikult nagu mingit päris tüli või asja ei tulnud praegu välja nagu oleks olnud. Lihtsalt, et ta oli nagu kuri. Jaa, aga mõnikord näiteks mina, tere, olen Triinu. Kui Triinu ei ole maganud või ta on natuke pahas tujus, siis see ei tähenda, et kogu aeg on, vaid on see, et lase magada üks peatäis ära ja siis ma olen jälle tore armas nunnu. Et ega see, et mul üks päev või ka nädal aega on mingi tuju maas ükskõik mille pärast, sellepärast, et mul on mingi stress või mul on palju tööd või mul on kodus on midagi pahasti või ükskõik mida teist, see ei tähenda, et ma nüüd inimesena olen teine inimene. See tähendab lihtsalt seda, et mul hetkel korraks on elus mingi väike periood ja igast sellest perioodist ei pea kinni haarama ja mõtlema, et nüüd see inimene on nõme. Jah, seda küll, aga siis selles mõttes, et see teine oleks selle asemel, et ta oli mingi, miks sa mind kurjaks kutsusid või bla 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 bla. Siis kui oleks tegemist vanemate inimestega, siis ta oleks saanud öelda, et kuule, et mul lihtsalt on praegu niimoodi ja mul ei ole mingit mahti, et sinuga hetkel täna, homme. No ma näen, et kellelgi on paha tuju, siis ma küsin kohe, kas on paha tuju, siis ma ütlesin väga hästi, siis on nii. Ja need asjad, mida ta ütleb mul sellel päeval, ma lihtsalt ei võtagi seda tõsiselt, vaata. Nojah, ilmselt ongi, kuna tegemist siin on nagu nooremate inimestega, siis everybody makes mistakes, on ju? Ja nüüd eesti keeles. Ja nendel, kõik teevad vigu. Ja ei saagi eeldada neilt vist, et nad ju teavad kohe, kuidas nagu käituda ja mida teha, et ma ei tea, anna oma sõbrannale andeks ja sa võid temaga ju rääkida, et kas tal juhtus midagi vahepeal, nagu ma saan aru muidugi, mina ilmselt oleks ka võib-olla teistmoodi lahendanud seda teemat, kui ma oleks, ma ei tea, 14, kui ma praegu lahendaksin, on ju. Aga ma ei tea, ma võib-olla, kui sa pole veel seda teinud, sa võid selle sõbranna käest reaalselt küsida, et kuule, et meil oli siin 2 kuud vahepeal nagu selline natukene kuidagi ei suhelnud palju ja et kas midagi juhtus, et kas ma saan sulle kuidagi toeks olla või midagi sellist, on ju. Et kas selle taga oli mingi põhjus? Kui ta siis on lihtsalt nõme inimene, siis sa saad ilmselt sellest ka aimu ja siis eks siis ei otsustad, kas sa temaga edasi suhtled või mitte. Nad on nooremad, siis nad ei pruugigi, neil tegelikult ei pruugigi otseselt mingit põhjust olla. Jah, tõsi. Ja lihtsalt hormoonid mõllevad mida iganes, nagu päevade ajalgi. Ära leppisid, siis see on ka ju siuke asi, mis ongi normaalne. Ma ka paljudega ei suhtle pool aastat ja siis pärast kokku saad, siis on õudselt torena. Jah, et kui sa ise tahad temaga sõbranna edasi olla, siis pole nagu jumala eest, aga kui see sind häirib, et teie vahel oli midagi, aga ta nagu ei räägi sellest ja ei kommenteeri, mis juhtus, siis ma arvan, et sa pead ise küsima ta käest, et mis oli ja kas ta sai aru, et ta nagu, või sa võid öelda ka siis, et sina nagu tundsid ennast kuidagi, halvasti selle hetkel. Praegu pigem chill läks. Käitumise juures on ka ikkagi suur vahe. Üks on see, et kas sa oledki siuke kuiv ja sa oled nagu, et ei ole vestluses nagu osavõtlik, on ju, või siis teine on see, et ta proovib sulle kogu aeg nagu ära panna, et ta proovib kogu aeg nagu maha tõmmata, et kui seda asja, et ta sulle tegelikult liiga teeks selle koha pealt, et sa oled ikka ilgelt nõme tüüp ja sinuga ma ei räägiks, on ju, siis tegelikult on see okei. Ma mõtlen, et kui ta oli lihtsalt kuiv ja osavõtmatu, siis arvatavasti tal oligi endal mingi probleem. Jah, ilmselt küll. No nii, lähme järgmise kirja juurde vist. Kasutan varju nimesid. See juhtus ammu, aga mäletan seda väga hästi. See juhtus, kui olin 9. klassis. Ma käisin 9. klassis ja minu paralleelklassis käis minu sõbranna, kellega olime sõbrad juba lasteaiast ja käisime koos tantsutrennis. Tema klassi tuli uus tüdruk ja nad said väga headeks sõpradeks. Minule see uus tüdruk väga ei meeldinud, kuna ta oli üleolev, aga ma ikka proovisin temaga läbi saada, sest meil on ühine sõbranna ja kui ma käin sõbranna peol, siis ju uus tüdruk on ka alati kohal. Aga ükskõik kui palju ma ei proovi, see uus tüdruk oli ikka minuga nõme ja näha oli, et tema isegi ei taha proovida. Aega läks ja ma hakkasin kuulma jutte, et see uus tüdruk räägib mind taga igal pool ja teab minu kohta asju, mida ma ei oska arvata, et tema üldse teab minust nii palju. See ajas mind segadusse.
Ühel päeval läksin selle sama sõbrannaga trenni ja rääkisin talle, kuidas mul ühe poisiga läheb täpsemalt. Ja et siis mida see poiss on mulle kirjutanud ja kuna ta on mu väga hea sõbranna, siis ikka ju räägin talle ka sellest. Rääkisin loo ära ja pärast sõbranna tuli minuti küsima, et mida poiss mulle täpsemalt kirjutas ja ma vaatasin sõbranna otsa ja tegin nalja. Kas sa tahad seda uuele tüdrukule kirjutada või? Ja mu sõbranna rääkis ennast sisse ja vastas jaa. Ja siis oli minul pilt selge. See uus tüdruk teab nii palju minust, kuna meie ühine sõbranna lihtsalt räägib talle kõike minu kohta. Sõbranna lihtsalt reetis mind ja mu usalduse tema vastu. Peale seda ei suhelnud ma temaga üldse ja õnneks läks ta ka tantsutrennist ära. Ma kaotasin oma hea sõbranna ja usalduse inimeste vastu. Praegu käin gümnaasiumis viimast aastat ja nemad 2 on mu paralleelklassis ja tagarääkimine jätkub ikka veel, aga ma ei lase häirida, kuna tean, et minu elu on suurepärane. See kõigepealt, see oli hea, et alguses kirjutas, et kasutan varjunimesid. Ühtegi nime. Kusjuures ma mõtlesin poole peal seda sama. Aga see, no sinna ei ole mitte midagi teha selles mõttes, et nagu ta praegu siin lõpus nagu ütles, et tagarääkimine jätkub ikka veel. Sa ei saa seda kontrollida. Nagu sa ei saa seda kontrollida, et need inimesed nagu räägivad. Nad teevad seda lihtsalt. Mu ema ütles mul alati, kes räägib taga, see on kade su peale. No ma ei tea, kas see vastab tõele, aga äkki? Jah, selles mõttes, et ei tea. Miks annab palju kõneainet. Jah, et miks oli neil vajalik, et kõike teavad sinust ja edasi räägivad. Aga vaat see mulle meeldis see lõpus, et aga ma ei lase ennast häirida, sest minu elu on suurepärane. Nii aus. Endaga õiges kohas on ju. Aga see ongi nii ju. See on mega tore. Isegi kokku puutud sellega, et kuuled, see kuskilt käib mingi šikin. Ja miks te minu elu elate? Lähiajal isegi, mitte üldse palju aega tagasi. Miks te minu elu elate? Täiesti vekkis, kõik on nii huvitatud. Aga sinna ei saa mitte midagi teha. Jah, tõsi. Mis minust, sinust. Ja minust, Katriinust, kõigist. Aga ma tahtsin seda öelda, et see kõlab nagu mingi filmi stsenaarium, vaata, kus on nagu 2 mingi lapsepõlvesõbrannat, on ju. Ja siis tuleb mingi üks uus. Nagu kas, siis tavaliselt on näiteks kas see uus, et tuleb näiteks tüdruk saab endale kuti, on ju, või siis saabki mingi uue sõbranna ja siis nad hakkavad siis, kas hakkad oma kutiga siis või uue sõbrannaga, on ju, saad lähedasemaks, on ju, ja siis jääb see nagu lapsepõlve teema tahaplaanile. Ma olen seda nii paljudes filmides nagu näinud, see kuidagi. Ma ju rääkisin ka ükskord loo, mul oli põhikoolis parim sõbranna, siis ma läksin gümnaasiumisse, tema sai enda uue sõbranna. Jah, oli jah, täpselt. No võt, niimoodi juhtub jah. Aga ma arvan jah, et võibolla see on okei. Lapsepõlve, tähendab, ma ei tea, kas teil on nagu keegi selline sõbranna, kes on teil nagu lapsepõlvest saati siia nii? Kellega kogu aeg suhtled? No selles mõttes on teil nagu üks parimat sõbranna. Ei ole. Lapsepõlve sõbrannad ei jää pidama meie näitel. Nii et jah, move on ja aga õnneks liigudki edasi ja ei lase ennast häirida. Ei saa öelda, et ei jää. Ei, no selles mõttes ilmselt ma arvan, et enamikel ei jää. Aga ma arvan, ma ei tea tegelikult. No see nii oleneb jälle sellest elust ja olust ja kus elad ja mis teed ja kui suur kogukond ja nii edasi on ju. Kas kolid ära või lähete koos või kuidas see elu läheb, seda kas ta jääb või ei jää, seda kunagi ei tea, sest ma tean ka selliseid, kellel on need lapsepõlvesõbrannad ja ma olen täiega kade, sest ma tahaks ka, et mul oleks niimoodi, et mõtle lapsest peale teame ja ongi kunagi lapsel ristiema ja nii edasi vaata, nagu filmis on ju. Okei, no jah, see järgmine filmi stsenaarium. Tore vaata mõelda, et sul ongi keegi, keda sa nagu nii väga usaldad ja sa tead nagu läbi ja lõhki on ju. No jaa, aga siis seal ongi lihtsalt see, et need nii-öelda, kes jäävad siis nendeks sõpradeks, kes su lapsepõlvest saati on ju. Kui sa jääd kellegiga, te peate ikkagi päris nagu sarnaselt nagu arenema ja kasvama, sest et tihtipeale on see, et kas või oma näitel vaata, et kui ma vaatan praegu nagu neid inimesi, kellega ma olin nagu lapsena sõber, üldse pole mitte üldse minu väärtustega ega mitte millegiga nagu. Jah, see on ka, see on päris aus, et siis peab kuidagi sama nagu suund olema kuhugi. No samas on see, et ei tea ju, kui ma mõtlen oma näiteks põhikooli peale, ma ei suhtle mitte kellegagi põhikoolist, gümnaasiumist vaevu ühega on ju,
siis on tegelikult see, et ma ka ei tea, millega nad tegelevad. Võib-olla minu väärtused lähevad ka nendega kokku praegu, aga kuna me ei ole olnud meil ei ole olnud kontakti, siis ma lihtsalt ei tea. Et võib-olla ta praegu oleks mul väga hea sõbranna või sõber, on ju, aga kuna me läksime erinevatesse koolidesse, kuna ma tulin üldse Hiiumaale, kes mind üldse mandri pealt veel näeb, on ju, ja kui tihti, et siis ma lihtsalt ju ei tea, et võib-olla kui ma oleksin näiteks siin Emmastes, on ju, ja mul on Emmaste koolis sõbrannad käinud ja nad on jäänud ka siia, on ju, et on väike kogukond ja ma puutun temaga kogu aeg kokku, siis ma kujutan ette, et mul oleks palju suurem võimalus sellele lapsepõlve sõbrannale kui see, et sa elad mitmes linnas ja mitmes kohas, on ju. Muidugi ülikool ikka viib tavaliselt lahku, aga ülikooli aeg sa oled juba niivõrd suur, et võib-olla siis sa nagu oskad oma aega ja kõike neid sõprussuhteid ja asju juba piisavalt planeerida. Et tuled nädalavahetusel koju, siis saad ikka sõbrannaga kokku, on ju, või sa räägid või suhtled nagu telefonis või arvutis või ükskõik kus, on ju. Praegu jäängi mõtlema, mul vist nagu, kes on jäänud nii-öelda mu pikaajalistest sõpradest, on käinud Bruno ja Alex vist. Kellega on juba mitmeid aastaid. Aga mis esast klassist või? Ei, hiljem. Hiljem. 10 või põhikoolist mingi hetk? Nagu 10 nagu niimoodi, et sõbrad, aga nagu põhikoolis me teadsime ja mõned sõnad vahetanud ja. Ja mul on täiega kahju ka, et mul 10 aastaga oli 3 parimat sõbrannat nagu ja nüüd nad lihtsalt elavad kõik eri riikides. Ja raudselt on mingi emad ja isad. Ei ole. Aga tegelikult võib-olla vaikselt kolivad tagasi. Tegelikult jaa, kolivad. Juba 1 on tulnud, varsti tuleb teine järgi, 3. Vana gäng koos. Ja, vana gäng jälle koos. Not. Aga vist selle jutuga kõik või? Jah, võtan järgmise. Ja võta järgmine. Kirjutasin teile loo, kuidas kooli ajal mu hea sõbranna reetis mind ühe uue tüdruku pärast. Soovin lisada, et praegu jätkub ikka veel taga rääkimine nende mõlema poolt, aga see uus tüdruk on nii hull, et ta paneb seda sõbrannat ka taga, kes andis talle infot minu elu kohta. Ja ta on selline girl, et sinu ees on väga lahke sõbranna ja su selja taga lööb sulle noa selga. Huvitav, kas see on see sama? Ma arvan, et see sama. Ja, see on see sama, mis just vist oli. Aga see ongi nagu see, et no vaata, oled nagu sõbranna, on ju, et me oleme sõbrannad ja siis, ja Maarja on meie sõbranna ja siis kui see üks hakkab ussitama teise taga. Nagu räigelt ussitama, siis seal ei ole mitte mingit võimalust, et siis, et näiteks, et sa oled Maarjaga ja ma olen kuskil ära ja siis ei ole ussitamist. No eks selle sõprussuhte juures on üldse nagu, vaata ideaalset inimest on raske leida ja kõike sa ei peagi inimese juures aksepteerima. Aga et kui sa oled endal sõbraks valinud, siis see tähendab ka seda, et sa saad hakkama tema vigadega ka. Mis sinu jaoks tema vead on. No jaa, et mulle ei meeldi inimese juures see ja see, aga tema need hüved on niivõrd head, et hüved just, ma mõtlen nagu iseloomu poolest, mitte see, et ta teeb mulle kohvikus välja, on ju. Et ma suudan alla neelata näiteks selle käitumise, mis tal mingites olukordades on või tekib, on ju. Ma alles üks päev rääkisin telefonis ühe oma sõbraga ja ütlesin, et näed, aga et tema on selline, et ta muidu nii tore on, et üks teine inimene, et ta on nii tore ja mulle meeldib temaga olla, aga ma ei läheks temaga eales näiteks presidendi vastuvõtule või kui mind peaks sinna kutsuma või kuskile nagu ametliku kohta, sellepärast ma kardan, et ta teeb mul margi maha. Sellepärast, et ta ei oska sellistes kohtades käituda, aga see ei tähenda seda, et see inimene ei ole mu sõber või et ma temast ei hooli, lihtsalt ta mingitesse olukordadesse, ma tean, et ma teda ei vali endaga kaasa. No jaa, kas sa seda sõbrannat tahad endale, kes nagu sind taga räägib? Teiste ees. See ei ole sõbranna, see on reaalselt lihtsalt ju mingi nagu, ma ei tea, ma ei oleks kunagi sellise inimesega
nagu ma olen olnud sellise inimesega sõbranna, kes mulle näkku nagu on ülihea sõbranna, aga tegelikult ta räägib nagu mind taga. Ja kui sa sellest teada saad, see on nagu mingi kõige suurem reetmine, mida sa üldse nagu kuuled. Aga tagarääkimine, ma lihtsalt proovin siin teemat luua. Tagarääkimine ja tagarääkimine on ka 2 erinevat asja. Üks on vaata see, et ma räägin taga ja ma räägin paska ja mõtlen ise välja vaata. Et ta raudselt on mingi siuke, no nägid, kuidas ta seal kes blibli. Teine on see arutlev. Miks ta käitus nii? Me oleme seda vist minu arvates varem ühes esimestest episoodidest kuskil rääkinud ka seda sama teemat, et kas see on tagarääkimine, kui ma räägin, et teise inimesega seda, et me käisime seal ja ta käitus nii. Ei, ma saan aru. See vist ei ole jah tagarääkimine siis pigem, et ma mõtlen, ma olen alati seda tagarääkimine on ikkagi nagu alati selle halvaks panuga, aga halvaks panuga natuke ka see, et ma tahangi sinuga suhelda selleks, et saada sinu kohta gossipit, millele ma saan nagu veits vürtsi lisada veel. Jah, no ja see on jah täpselt selline, mis tundub nagu, millega ei saaks isegi nagu leppida kuidagi, on jah. Või see sama, et kui keegi küsib, et kas sa oled rääkinud ja siis, kui sa ei julge öelda seda, et jaa, mina rääkisin talle seda, et sa tegid seda, vaata. Noh, et kui jällegi on vaata see, et tagarääkimisel on alati see väikene vale sees, et kui sa seda ei julge nagu tunnistada, siis järelikult võib öelda, et see oli nagu tagarääkimine minu jaoks. Et kui sa ei julge nagu öelda, et sa midagi rääkisid, jah? No, et kui ma räägin asja, näiteks Maare päriselt on mingit asja teinud ja ma räägin seda pärast Ketsile, et kuule, et Maare tegi seda, on ju, siis ma ei tunne, et see on tagarääkimine. Aga kui ma võtan seda niimoodi, et ma panen siia selle paha juurde, ma julgeks sulle öelda, vaata, et ma Ketsile rääkisin seda lugu, vaata, mis sinuga juhtus, on ju, siis see ei ole nagu tagarääkimine, aga kui ma mõtlen siia nüüd selle mingi osa juurde ja paneks selle oma arvamuse, et issand jummel küll, miks ta niimoodi tegi, nagu ei tea seda nagu süvitsi, siis see nagu alles jõuab sinnani, kus ma mõtlen, et see on nagu tagarääkimine. Ja ma olen kogu aeg seda ka mõelnud, et everybody makes mistakes. Everybody makes mistakes. Et mulle meeldib ka nagu, just oli mingi TikTok, et mu aju, kui ma pean matemaatikat tegema, mu aju, kui ma pean, ma ei tea, keemiat lahendama ja mu aju, kui ma saan arutada inimeste käitumiste üle, et miks nad midagi teevad, vaata. Et mis neid nagu põhjustab seda tegema, on ju. Sest kui seda võtta, seda sama viimast on ju, et minu aju, kui ma arutan teiste inimeste käitumist, kui see on tagarääkimine, siis ma räägin räigelt taga. Ja ei, see sama. Ei ole. Aga ei, see on tõsi. Ma tihtipeale võib-olla teen ka isegi seda näiteks, et kui ma nagu räägin kellegi teisega, siis see tähendab seda, et ma olen juba rääkinud ka selle inimese endaga, vaata sellest samast asjast, on ju. Et ma räägin talle, et kuule, seal oli nagu see, et mis teema sellega oli ja ühesõnaga, et see, et ma olen seda nagu niimoodi mõelnud, et ma ei räägi siis nagu taga, kui ma olen tema endaga juba sellest rääkinud, on ju, et ta teab juba ise ka seda story't, on ju, mis ma olen talle nagu rääkinud. Ja ma olen, kunagi ma nagu mõtlesin seda nii oma peast lihtsalt. Vaat. No jah. On seal midagi lisada? Ei. Olgu. Tagarääkimisel on vahe. Aga tagarääkimine ei ole ilus. Arutlemine on ilus. Ja, kuidas inimesed käituvad, on inimlik, jah. Ja see aitab sul endal areneda. Ja enda sisse vaadata. See aitab selles mõttes ka areneda, et sa korra tõesti nagu elad teise inimese elu läbi. Mõtled, miks tema niimoodi tegi ja kui sa peaksid ise samasse olukorda sattuma, siis sa tegelikult läbi elanud läbi teise inimese mingisuguse situatsiooni, et sa leiad selle võib-olla vaste, mida ise teha nagu kiiremini või siis pärast on see avastus, et näed, teadsin küll, et tema nii tegi, aga tegin täpselt samamoodi. Ja see on kusjuures kõige haigem, et nii kaua sa ei saa aru, kui suur mõju nagu heas mõttes või halvas mõttes võib olla mingil teol, kuniks sa nagu ise seda teed, vaata. Vaata, muidu me oleme kõik nagu ülikiired tegelikult arvustama kellegi nagu tegusid, kas heaks või halvaks. Väikesed lapsed poes nutavad, siis vaata see sama, mis mõeldakse kohe, et issand küll, kuidas ta seda last kasvatab, miks ta niimoodi käitub ja siis saad ise emaks ja siis saad aru, et täiesti lappes on. Jah, ei tohi kommenteerida. Ja just, et siis nagu lõpuks
jõuab lasta kisa, väikesed lapsed peavadki oma emotsioonid välja saama. Ei tohi õpetada, et hoiate emotsioone sees. Ja õige, nüüd ütleb, et kuidas ma saan sind aidata? Gentle parenting. Karju kõvemini. Me ei räägi kätega. See, oota, mis ma... no näiteks see... No ma võin... see nagu... Selles mõttes läheb natukene nagu teemast eemale, aga... Mina olen näiteks nagu petnud, on ju? Nagu suhtes. Ai. Nii. Aga enne... kui ma ei olnud petnud, siis ma rääkisin, oi, kui paha, noh, kohe petab, jäta maha, vaata, paha. Aga siis, kui sa lõpuks nagu ise teed seda, mitte nagu üldse niimoodi, et nii ma nüüd petan, vaid nagu, see on asjade kulg on ju, kuidas see ikka nagu kõik juhtub, siis see nagu, ma nagu pööran hoopis ringi ja vaatan seda nagu hoopis teise külje alt. See on täpselt see sama, et siis nagu ise. Et näiteks sellega oli nagu kõige suurem selline võib-olla... mitte tegelikult kõige suurem, igast asjadega on olnud seda, mida ise teed, kui ei ole varem teinud, on ju. Ma mõtlen, ma ei ole kunagi petnud. No vot, siis sa ei tea. Ei, aga ma ei ole kunagi petnud, mind ei ole minu teada kunagi petatud, aga ma ei ole ikkagi nagu mõelnud kunagi seda, et kindlasti kui ta mind petab, siis ma jätan ta maha või midagi vaata. Tavaliselt need, keda pole petatud ega kes pole petnud, tavaliselt arvavad seda, et kui keegi nagu kas või käe paneb puusale kellelegi, siis ma jätan kohe maha. Pigem ikkagi nagu oled nii laav, et seal ilmselt on nagu läheb paremaks. Alati neid põhjuseid taga, et miks nagu petetakse või miks nagu midagi tehakse. Siis tuleb kõik läbi rääkida, kui seal ei ole sellist põhjust, et... See tegelikult, tavaliselt ongi see, et on 2 poolt, on ju. Ka petmisel on ju. Aga unless mees või naine on täielik M. Siis on erand. Et siis ei ole teine pool süüd. Rääkida, sest me võime arvata, mida teised mõtlevad ja teevad või miks nad mida teevad, vaata, aga lõppude lõpuks ikkagi ei tea, mida nad nagu, mille pärast, mida teevad või mõtlevad. Ja inimese jaoks ikkagi see petmise ja petmise piir on ka nii erinev, et mõni ütleb, et näed kallistes klubis on petab, on ju. Teine ütleb, et magas on ju, siis petab. Et see petmise ja petmise piir on ka nii hirmõhuke olenevalt inimesest, on ju, et valu lävi. Ja pluss lisaks on vaata kõik need, et milline see suhe on ja kuidas see suhe on sinnamaani jõudnud, kus ta on jõudnud ja iga inimene on nii erinev, et kuidas ta seda võtab, et see, ma arvan, et ühtset vastust, et jäta maha või ära jäta maha, seda ei olegi olemas. Et sellel on nii palju nagu mõjutajaid. Ja näiteks mina arvan praegu ka seda, et Eestis on ma ei tea välismaa kohta, aga ma tean, et Eestis on lahutamiste protsent suhteliselt suur, on ju, nagu pooleks umbes on ju nendega, kes siis kokku jäävad ja mina oma peas mõtlen ka nagu, et rumalad, miks te lahutate, et inimesed annavad liiga kergelt alla oma suhetes, on ju, ja lähevad nagu liiga kergelt minema. Miks sa abiellusid? Jah, aga samamoodi see on jälle, et ma räägin seda praegu. Pärast ma olen nagu ise suur on, mis iganes mu eluga juhtub on ju, ma ei tea. See lahutamise värk ja värki see üldse, et nagu miks me ei ole vaata enam suhtes suuremal, tähendab mitte suuremal määral, aga miks ei olda vaata suhtes ja lahutatakse võib-olla kergekäelisemalt on sellepärast, et meie ajad on teised ja meil ongi nagu mingi karjääri inimesed ja värki-särki inimesed on nii palju teadlikumad tegelikult nagu endast ja mingi, et mida ma väärin ja värki-särki ja siis nad ongi nagu, ma ei taha pingutan siin, vaata, lähme lahku, ma elan üksi, teen tööd, mida iganes. Aga minu jaoks see on naljakas. Minu see kristlik pool Triinust räägib lihtsalt, et aga kui sa ei ole jõudnud selleni, et sa tahad pingutada suhte üle või et sa oled nõus nagu andma seda osa endast, siis miks sa üldse abiellud? Siis käige niisama või elage koos, vaba abielu on olemas. Nagu selles mõttes, et sa ei pea abielluma. Lihtsalt sellepärast, et abielluda ja siis lahutada. Et kui pole mõtet abielluda, siis kui sa ei ole valmis nagu pühenduma. Seda ka. Ei, tõsi. Et nagu loll on, mitte loll,
ma ei taha loll on mõelda, aga minu arvates nõme on mõelda lihtsalt niimoodi, et no abiellun ja mul on alati võimalus see tagasitee on ju, et tegelikult ei juhtu ju mitte midagi, no ei juhtugi mitte midagi, aga sa ei peaks selle peale juba ette mõtlema, et no, et ma saan lahutada iga aeg. Kas sa tahad, et meil oleks abielu lahutamatus? Ei, ma ei taha öelda, et see oleks, et abielu lahutamatus on sellepärast, et on asju, mis võib elus ette tulla ja mis võib juhtuda, on ju. Ja loomulikult lahutus on tore asi, et see on olemas ja kõik asjad, on ju. Aga ma arvan, et inimene ei peaks abielluma liiga kergekäeliselt. Noh, praegu on nii palju neid, kus abiellud 2 kuu pärast lahutad, on ju. Aga miks sa abiellusid? Ja siis tuleb, et abiellud 2 kuu pärast lahutad, et oi, mees teeb narkootikume. Mis sa enne ei teadnud, et teeb? Nagu tõite enne koos. Sa teadsid ju enne, et ta tegi. Mis minul lihtsalt mingid asjad selles loogikkas nagu lähevad täiesti lappa. Ja kuidas sa enne ei teadnud? Et kuidas nüüd siis? See on nii palju, et sa arvad, et ta muutub siis, kui me abiellume ja kui on pere ja siis kõik muutub, on ju. Ei muutu siin elus mitte midagi, see inimene on see sama inimene nagu. Ja okei, sa pead nagu leppima siis kas tema plusside ja miinustega, aga kui sa arvad, et ta muutub, ta ei muutu. Enne kui sa jah ütled, sa pead ikkagi mõtlema, et sa ütled jah kogu sellele kompotile, mitte sa ütle jah nüüd, et ta on armas ja hoolitseb, mis siis, et peksab ja joob, on ju. Aga ta on armastav ja hoolitseb, ütle jah. Lapsed tulevad, siis äkki enam ei peksa ja ei joo. Äkki saame ühe lapse veel, siis püsib abieluga kauem, et see ei ole nagu selle pealt. See on alati see ja mida. Hea rääkida. See on nii kurb tegelikult, jah, meil on muidugi hea rääkida, see on nii kurb tavaliselt ka, nagu me näeme mingite naiste pealt seda, et loodetaksegi ja tegelikult ka mehed ise ütlevad, et ma muutun, kui lapse saan. Tegelikult on see, kui nad selle lapse saavad, siis nad teavad, et see naine on nagu põhimõtteliselt elu lõpuni peab olema kuidagi selle mehega seotud, sest neil on ühine laps. Ja that's all. See maailma parandamine on üldse jama teema. Nagu, et miks pead olema sina just see maailma parandaja naine? Ma just nägin seda kuskil. Ma ei hakka kommenteerima ka seda, et miks nagu naised, miks te võtate seda maailma parandaja rolli? Miks te teete seda? Ma kuskil nägin just seda. Ei, see on aus. Sa ei saa iga meest terveks armastada. Aga samas näiteks ühe räppari eksnaine läks ka lahku ja tal oligi nagu endal nagu lapsepõlvest tuli see nagu tunne, kuna temal olid ka võib-olla vanemad ei olnud nagu nii, tegelikult ma ei tea, kas see on üldse tema jutt. Okei, ühesõnaga canceldag ära, ma ei tea, kas see oli temaga seotud. Ei olnud selle räppari eksnaisega seotud. Ühesõnaga, et võib-olla temal oli nagu selle naisel oli siis ka omad traumad minevikust ja seetõttu tal on siis nagu see kuidagi missioon, et ma pean nüüd võtan mehe ja ta on katkine, ma pean tema korda tegema on ju ja ma ei suuda on ju ja mina suudan teda parandada. Et aga lõpuks aastad lähevad mööda, saad aru, et see on siin üks uppunud laev on ja mis vajub järjest rohkem põhja. Ja siis sa oled ise enda elu ka sinna uppunud laevale nagu uputanud ja siis mõtled on ju, et kas on mõtet. Jah, täpselt. Siis on juba parim enne möödas. Jah. Aga need on kõik meie mõtted, on ju meie arvamus, et me psühholoogid ei ole. Ja mitte keegi meist ei ole abielus ka, nii et lapsi meil ka pole. Lahutanud ka pole ja lapsi pole ka. Kui kunagi juhtub midagi sellist, siis me võtame selle osa maha. Või siis me teeme uue osa ja räägime, et nüüd me oleme ümber mõelnud, sest me oleme kõik arenevad organismid. Ja homme võib-olla on meil täiesti teine arvamus. Ma olen täna parem, kui ma olin eile, nii et jah. Nagu ütles meile siin põhipõš. No nii, võtame järgmise või? Ma võtan või? Nii. Mul on üks sõbranna, kes iga kuu lõpus küsib laenu 25 eurot. Kas mina või Kets kirjutasime selle loome? Te küsite laenu. Meil on ka üks sõbranna, kes küsib. Meil on ka üks sõbranna, kes küsib iga kuu lõpus laenu. See ei ole mina. See ei ole mina. Nii, kes iga kuu lõpus küsib laenu 25 euri ja siis kannab mulle kohe palgalaekudes alati tagasi. Ma tean, et ta ostab endale veini, aga ma ikka annan raha. Aga see nõiaring ei saa kunagi otsa ja ta ei ole mingi 20-aastane. Varsti täitsa keskealine naine. Selles mõttes igaks juhuks ütlen, kui see sõbranna kuulab, siis mina ei mõelnud sellega mitte midagi vaast, aga kui ma lugesin ka seda, siis ma mõtlesin, et tegelikult nagu
siin on kirjas ka, kannab sulle tagasi mingi, mida ta ei ole kuskil võlgades, vaata, no suva, anna siis. No kui mina annaks ka, selles mõttes, kui on mingi enne palgapäeva, see on mingi nädal aega, no see olenebki vaata, et kas sul endal on nagu raha anda, on ju. Kas sa jõudsid looga lõpuni? Jah, see lõppeski ära. Ja, et kui sul nagu endal on raha anda, et kui sul endal ei ole, siis sa võid talle öelda ju, ilmselt ta siis ei küsi, on ju, aga kui ta maksab raha tagasi, siis issand. Minu arust, ma tunnen ennast just alati nagu, kui meil see viine sõbranna küsin, ma tunnen ennast alati, me paneme rohkem. Jah, võta. Ma olen ka niimoodi talle siis laenanud, et võta ära tagasi ja maksa, et pole hullu vaata. Kingituseks, väike kingitus. Ma tunnen kuidagi nagu hästi. Ise peaks ka hakkama Maarja käest raha küsima. Maarja uus kuu algas palgapäeva, nii on veel paar päeva, et kas saaksin tonn 500 laenu. Võta kingituseks. Palun kingituseks seda kõike. Ootan kingitust. Ei, tegelikult siis, kui mul endal on, siis ma alati annan ja aitan. Minu arust ma olen ka nagu, et kuule muidugi, davai, let's go. Minult ennaks keegi küsima, nii palju ütlen, et ma olen vaene. Ja siis võt sellele sõbrannale on ju, et kui ta on vaata keskealine ka juba on ju ja ikka küsib on ju, et kui sa tahad, et ta sult enam ei küsiks, siis hakka rääkima nii nagu Triinu, et sa oled vaene vaata kogu aeg. Võib-olla ta siis enam ei küsi su käest. Äkki. Ma tegelikult ei räägi kogu aeg, et ma olen vaene. Ma arvan, jah. Ja sa pead ütlema, et ma olen rikas. Ise käin reisidel igal pool. Ma olen nii vaene. Ei tohi rääkida. Ma olen rikas tegelikult. Hingelt rikas. Just. Väga rikas. Rich. Bitch. No lihtsalt kogum tõgi raha. Kotid on meil tegelikult, need kotttoolid on täidetud sularahaga. Jah. Hästi krõbitemaga. Okei, nii. Võta siis järgmine. Käisin põhikoolis 7. klassis, kui meile tuli klassi üks uus poiss. Sain temaga kohe sõbraks, hakkasime suhtlema ja kokku saama ka väljaspool kooli. Väga kiirelt saime parimateks sõpradeks. Lõpuks hakkas ta mulle väga meeldima. Nimetame teda Taneliks. Mul oli väljaspool kooli huviringist veel üks parim sõber, kes oli tüdruk. Kutsume teda Liisaks. Rääkisin Liisale, et mulle väga meeldib Tanel. Üks päev tuli Liisa mulle külla ja läksime koos temaga Taneliga kokku saama. Nad said mõlemad hästi läbi omavahel. Nad hakkasid omavahel peale seda kohtumist hästi palju suhtlema ning koos igal pool käima. Algul ei arvanud ma sellest midagi, aga paari nädala pärast sain teada oma teiselt trennikaasluselt, et Tanel ja Liisa on omavahel suhtes. Proovisin nendega koos käia igal pool, aga neid oli liiga valus koos näha, nii et meie omavaheline suhtlus lihtsalt vajus ära. Liisa lõpetas trennis käimise ja Taneliga suhtlesin edasi koolis kuni põhikooli lõpuni. Peale seda ei suhelnud ka temaga. Nad olid lõpuks omavahel koos umbes 1 aasta. Kui siin oleks paar ingliskeelset sõna, siis mulle tundub nagu see üks teine oli kirjutanud sulle. Aga see oli siuke, ma kujutasin, et see lugu läheb niimoodi nii, nagu see teine sõbranna sisse tuli. See on ka siuke nagu stsenaarium. No mina arvasin, et ta hakkab talle meeldima kohe. Me hakkas mängima, saime parimateks sõpradeks. Aga mõtle, kui tore sa oled saanud olla see Cupido seal vahepeal, kes viis 2 inimest kokku, kes omavahel armusid. Endal oli küll valus, aga No see on nagu natuke nõme vaata, et see tüdruk, kes selle kirja kirjutas, rääkis Liisale, et talle meeldib väga Tanel. Ja siis Liisa hakkas ise semmima Taneliga. See Liisa oleks võib-olla enne võinud rääkida sellele tüdrukule, et kuule tead, et pahasti vaata on, et aga mulle meeldib ka Tanel. Et sest et mina olen alati nagu selle poolt, et vaata, kogu aeg räägitakse seda, et kui mu sõbranna hakkab nagu mu eksiga nagu timmima. Okei, no tegelikult oleneb sellest, milline see eks on. Mida? Kujuta nüüd ette, me oleme põhikoolis. Ma ütlen sulle, et mulle meeldib see Tanel. Ja siis sa tuled ütled, et mulle meeldib see Tanel. Ja siis tuleb Triinu ütleb, ma käin selle Taneliga. Ma olen ju rääkinud oma lugu ka juustupallist. Maarjat ei olnud selles osas. Juustupalli osas ei olnud. Okei. Ei, no tegelikult jah, see on tõsi, et kui sa põhikoolis oled, siis käib mingi ilge fight on ja siis ongi lõpuks, et põruvad ka nagu sõprused. Põruvad ka sõprused on ja. Aga ma mõtleks praegu, et
okei, ma ei tea, tegelikult ei, nagu ma mõtleks nagu, ma ei tea, et kui ma läheks oma peikaga lahku ja siis Kets tuleb. Kuule, mulle tegelikult meeldib, kas oleks su jaoks okei, et me hängime temaga? Kurat, ma ei tea. Nagu tegelikult on see... No praegult sul ei saa praegult see meeldida. Ei oleks, jah. Aga ma mõtlen seda, et kui lõpuks ongi see, et see on nagu mingi true love, et te olete nagu, nagu true love, nagu see, kõige õigem armastus, siis ma peaks mõtlema jah, minuga pole seda juhtunud, aga ma mõtlen, et äkki ma mõtleks siis, et nagu inimesi on niigi vähe, kellega sa tegelikult nagu lõpuks vaata klapid, et kui tõesti see ongi mingi true love, no kurat, ma ei tea, võib-olla ma oleks ikkagi fine selleks see lõpuks. See klapp oleks paistnud muidugi sulle silma enne seda, kui teie lahku lähete. Kui see klapp oleks olnud, siis see oleks juba nagu välja tulnud. Ei, aga no mitte jälle, kes kohe nagu... kohe sa ei saaks sellega hakkama. Jah, ei, tõsi, kohe ilmselt ma oleks lihtsalt, et kuule jõu, ma ei taha nagu isegi, ma ei saaks koos nagu olla kõigiga nagu, jah. Ei, tõsi. Aga kui see on lihtsalt... Raske. Kui see on nagu see, vaata, et on minu nagu keegi, kellega ma olen suhtes pikalt ja siis lihtsalt Kets teeb väikse ühe öö suhte, vaata. No siis on kahtlane. Oota, mida? Et kellega, kui mina olen kellegagi olnud pikalt suhtes. Ma teen näiteks sinu mehega ühe suhte või? Siis see oleks kahtlane, see oleks nagu Snickersi reklaam. Ei, oota, mitte nagu, et ma olen samal ajal suhtes. Et sina oled suhtes ja ma teen sinu mehega ühe suhte. Ehk siis ma olen sinu mehe armuke. Vau. Siis me oleme Eskimo ühed ju. Ma olen sinu mehe armuke. Sama mehega maganud. Ei, mitte, ma tegelikult. Oi, ma on hea lause peas, aga ma ei saa öelda. Ütle palun, miks? Sosist. Kuule, sa oled ju pissi. Ma ei ütle. Okay. Ma ütlen teile pärast seda lauset lihtsalt. Me oleme ühte sama. Need ongi Eskimo õed. Me oleme ühte sama mööst. Sama jaganud. Aga ei, ma tegelikult mõtlesin, et kui mina lähen, mingi kunagine minu eks, vaata. Nagu olen pikalt suhtes, lähen lahku. Kurat, ei, ma ei tea, mul tegelikult oleks suht suva. Sa võid küll teha ühe suhteid. No jaa, sellega, kui sa olid temaga mingi 5 aastat tagasi, nüüd sul on ilmselgelt suva. See oleks päris naljakas nagu. Kuule, sa ei taha või? Sinu 15 aastas. Lõpeta, ma ei ole sassenno. Ei no, sa olid ise ka 5 aastat tagasi põhimõtteliselt 15. Aga ma ei olnud 5 aastat tagasi ühegi 15 aastasega. No 15 aastaselt äkki olid. 15 aastaselt olin, okei, see on teiseks selleks, mul on tõesti olnud nooremad kutid. 15 olin ja siis oli 12 aastane. Oota, mida ta praegu ütles? Et 15. Et tema oli 15 ja ta oli 12 aastasega. Mida sa ajad? See oli väga täiskasvanu, oli 12-aastane kindlasti. Ei, see oli vastupidi. Mina olin väga laps. Ma ei suhelnud, vaata, aga oma nagu klassiõdedega midagi. Ega oma nagu vanuste poistega, vaata, nad tundusid minu jaoks nagu väga suured. Ma olin pigem, aga me olime tõesti nagu, see oli laste suhe. Me ei teinud nagu mitte midagi. Võtsid käest kinni. Ja me võtsime käest kinni, kallistasime. Ma olin väga pikalt, elasin oma lapsepõlve nagu väga pikalt. Ma olin 15 aastas mängisin barbidega veel. Nii et mul nagu see areng toimus nagu hiljem. Et tegelikult me tundusime... See juba kõlas väga kohutavalt. Ei, see ei olnud päris üldse nagu mingi sassi. Ma olin 15, ma olin 12 aastasega. Ja, no ja, ma tead, see kõlab väga veidra. Kui sa võtad praeguseid tänapäeva 15 aastaseid, siis nemad ongi juba oma vahel nagu intiimsuhetes. Jah, ongi, aga me olime nagu, me võtsime käest kinni ja tegime kalli. Ainuke, mis te tegite, oli kalli. Ja mäletan ka siukseid. See oli nagu... Siukseid suhteid. Nii nagu juba süda peksis, kui kalli tegid, vaata. Olen Cedric. Elu on ilus, kui oled 9 aastat. Ja, elu on ilus, kui oled 9. Ja armunud. Jenny. Jah. Vaata, kui hea sa said kohe aru, mida ma mõtlesin. See oli mul lemmik. Mulle meeldis ka täiega Cedric. See oli parim, sest et seal oli vaata siukest love teemat, vaata. See oli väiksena siuke, nii tore. Said suhestuda hästi. Ja, täpselt. Olgu, kas meil on veel Hirmus Henri ka meeldis või? Ei, seda ma ei vaadanud. Või ma ei tea, kas see oleks mulle meeldinud, aga ma ei vaadanud, jah. Ma tean, milline see multikas vist on, aga ma ei vaadanud seda. Aga Cedricu jaoks ma olin ka juba nagu palju vanem. Mul oli juba väike vend siis ju.
Hitsuga koos vaatasime. Okei, meil ei ole rohkem lugusid. No ka palju... Me võime nüüd otsi kokku tõmmata. Kas teil on midagi öelda? Sõprussuhete kohta või? Jah. Kuulsite, kuidas mul hing välja läks praegu? Ma ei oska midagi öelda, mul on niisugune tunne, et ma olen nagu nendest sõprussuhteid nagu lahanud meie 2 või 3 osas juba nii palju, et ma mitte millegi uuega ei hiilga ega sära. Me oleme rääkinud. Jah, võib-olla see tõesti. Aga me vist ei olnud lihtsalt nagu otseselt küsinud seda kirju. Ja, et meil teie sõprussuhetest ei ole kuulnud niimoodi nagu täna. Ja, aga võite meile ikka kirjutada igale poole tagasisidet anda. Niisama naljakaid lugusid võib ka kirjutada. Ei pea olema just nagu need mõrkjad pisarad või sellised halvad sõprussuhted. Mõnikord on just mingeid täiega naljakaid lugusid, vaata, mis sõpradega juhtub. Naljakas piinlikuid, neid võib ka kirjutada. Need piinlikud lood on alati minu arvates nii naljakad. Ja, peaksime piinlikke lugusid küsima. Või kakajutte või midagi. Neid võib ka vabalt saada. Kakajutte, Triinu. Kakajutte, Triinule meeldib. Nägid, ma saatsin sulle selle äppi. See on niisugune äpp, kus sul tuleb nagu iPhone'i. Sina ja su sõber. Ja siis te panete näiteks, kui sa käid hommikul kaka, siis sa paned, et sul on kaka ja siis teil on nagu kakamisvõistlus, et mitu kakat sa oled see päev teinud ja mitu kakat sa oled terve nädal teinud. Ma olen nii telefoni kauge olnud viimasel ajal. Nagu... Mida äppi? Jaa, et ma vastan, ma praegu kõigile vabandust, et ma ei ole vastanud ja siis ma vastan. Sa oled reisin. No jaa, aga ma olen tegelikult viimased 6 aega minu arvates telefonist hästi eemal olnud, et ma ei tea, ma ei viitsi. Jaa. Okei, kuulge. Aga tõmbame otsad kokku. Tõmbame tänaseks otsad kokku. Ärge elage teiste elusid, elage oma elu suurepäraselt. Aga analüüsige teiste elu. Ja, teie elud on põnevad. Ärge raisake aega teiste elude peale. Nii et cheers. Cheers. Ciao. Me oleme sama jaganud.